Miks sa selle raamatu kirjutasid? Luulekogu ülestõusmise serval, ma arvan, on reaktsioon praeguse aja kriisidele. See raamat koosneb 7 luuletsüklist, mis tegelevad vastandlike tunnetega, hirmu ja julgusega, üksilduse ja läheduse januga, tõrjutuse ja sõprusega. Ja selle raamatu struktuur on laenatud mütoloogiast, allilma laskumise ja sealt ülestõusmise lugudest, aga see on tõesti ainult hästi üldine struktuur, mille ma olen täitnud omaenda tähendustega. Ja see raamat on jaotatud visuaalselt 8 osaks. Selle alguspunkt on 3 aastat tagasi alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja see hirmutunne, mida ma tookord tundsin. Ja samuti vajadus selle tundega tegeleda. Sellest räägivad siis 3 esimest tsüklit selles raamatus ja selle teine pool, 4 viimast tsüklit räägivad sotsiaalökoloogilisest prekaarsusest. Samuti on siin mälestusi lapsepõlvest Ida-Virumaal, üles kasvamisest küllaltki kasinates oludes ja samuti keskkonna reostusest, kuna see piirkond, kus ma üles kasvasin, on põlevkivitööstusest olnud ajalooliselt küllaltki tugevalt mõjutatud. Aga samas ma enda perekonna kaudu ei ole kunagi olnud selle tööstusega seotud. Ja ma arvan, et olen üks neid inimesi, kes on siis kogenud selle tööstuse negatiivseid keskkondlikke ja sotsiaalseid mõjusid. Nii et tervikuna see raamat ongi tõukunud sellest tundest, et erineva tempoga kulgevad kriisid on saanud elu osaks ja selle on tagumine aeg kultiveerida endas toibumisvõimet ja oskust teha teiste inimestega koostööd, sest need kriisid oma iseloomult, olgu see siis julgeolekukriis või ökoloogiline kriis või kasvav sotsiaalne ebavõrdsus ühiskonnas, neid keegi üksinda lahendada ei saa, et need vajavad kollektiivseid vastuseid. Siin tõepoolest selles raamatus on kapitalismikriitikat, ökokriitikat ja ühes tekstis sa ka ütled, see on pealkirjastatud Teine tee, et on olemas teistsugune tee ja see pani mind mõtlema, et mis see teine tee on sinu arvates ja küsimuse teine osa on see, et kas luuletaja üldse peaks teadma seda vastust või ongi tema funktsioon osutada, peegeldada, näidata hetkeolukorda? Jah, et kui mul need vastused olemas oleksid, siis oleksin väga õnnelik inimene. Aga ma arvan, et kirjanikuna minu lähenemine on olnud seoste loomine ennekõike. Ühtpidi mind huvitab see, et millised on need laiemad protsessid, mis mu enda elu mõjutavad ja kujundavad. Teisest küljest mind huvitab see, kuidas kohalik ja globaalne on omavahel seotud. Nii et ma võib-olla ennekõike tegelengi sellise kognitiivse kaardistamisega oma loomingus. Aga kui isiklikust tasandist rääkida ühes luuletuses või Lill unistab kultuurimuutusest, millisest kultuurimuutusest sina unistad? Mulle meeldiks, kui meie kultuur oleks ökoloogiliselt teadlikum. See tundub eksistentsiaalselt oluline, arvestades ökoloogilise kriisi tõsidust. Aga ma arvan, et ökoloogilisem kultuur oleks võib-olla ka naudingu rohkem kultuur, kas või juba selle poolest, et see võimaldaks inimestel olla näiteks omaenda kehalisusest teadlikum, omaenda loomalikust loomusest. Jah. Selles teoses on hästi palju taimi mainitud. Ravimtaimi ka näiteks. Missuguste taimedega sina tunned mingit samastumist või hingesugulust? Mulle on põnevad näiteks ruderaaltaimed. Need on sellised taimed, mis kasvavad häiringupaikades. Need kipuvad seal olema vohangulised, neid on palju, nad võivad mõjuda sellise ühtlase massina ja tihti neid peetakse ka umbrohtudeks, aga neil on oma oluline ökoloogiline roll.
Üks näide ongi võilill. Neid peetakse umbrohtudeks, aga tegelikult neil on ökoloogiliselt ikkagi olulised ülesanded täita, et nad on paljudele tolmeldajatele väga hea toidulaud, nad on mulla elurikkusele head ja tihti ka need ruderal taimed valmistavad ette uue mitmekesisuse tekkimist. Ja seal raamatus on ka ravimtaimedest juttu ja mainitud on ka angervakse, kes on jällegi oma lõhna poolest selline väga, väga mõnus taim. Ja näe, sa ütled kes, mitte mis. Selline kütkestav sõna nagu ürgkutse on selles raamatus. Mis see on ja kuidas õppida seda ära tundma või paremini kuulma? Ei tea, aga ma arvan, et kõik, mis praeguses ajas elujõudu toetab, on väärt hoidmist ja kasvatamist. Pelgupaik. Pärast vihma lõhnab aed mulla ja värske rohu järele, melissi raudrohu ja kummeli järele. Hingan sisse taimede hingeõhku, peidan näo angervaksa mandlilõhnalisse luhta. Kõik näib juhtuvat just nagu ikka. Päike tõuseb ja loojub, uksed avanevad ja sulguvad, aga inimestesse ilmuvad mõrad. Nad pragunevad nagu põletamata savistamforad ja varisevad hääletult enesesse kokku. Rusudest imbub välja rasket vana valu, sõjahirmu, üksilduse ahistust. Ma tean, et angervaksa meelõhn, mis täidab mu südame kärjekannud, pole mõeldud mulle, aga ma saan temast osa ja seepärast ongi see meeltega mõistetud maailm mu ainus ja alatine pelgupaik. Savikann. Istume sõbraga ühisaias puutoolidel ja ta räägib mulle vanast valust, mis on murdnud ta mälupõhjast välja 1000 maohamba teravusega. Talletan ta häälekõla hellalt nagu savikann. Luban südamest tulnud sõnadel voolata enda südamesse ja tunnen, kui sarnased nad seestpoolt on. Vahetame lugusid vastuhakust vägivallale, sõjahirmu varjust leitud ülestõusmisjõust. Jalgrada, mida mööda kõnnivad paranejad, kasvab nende sammudest kindlamaks ja laiemaks.